alla. Jalad lapsed külgelt alla. Tänapäeval nagu ütleme, nende õpilaste motivatsioon nagu ei oska niimoodi vastata, et kui ta juba mulle sinna treeningudele tuleb ja hakkab korralikult trennis käima ja talle meeldib see ala, juba ma arvan, et juba tänapäeval on juba see nagu suur motivaator. Neile meeldib koos käia, neile tekivad juba niisugused sõbralikud seltskonnad ja nad kaitsevad seda. Kuna ütleme, füüsiliste võimete poolest, et lapsed on tänapäeval juba natukene nõrgemad on, sportlikke tulemusi selliseid, nagu mina võib-olla ise tahaksin näha ja nõuaksin nende käest, seda on väga raske saada, sest üldiselt on ikka tänapäeva ühiskonna produktid. Füüsilisest võimetusest on nad hulkamad, nõrgemad ja ütleme niimoodi kaasamõtlemise võime trennis nende harjutustele ja asjadele ja see jätab ka väga palju. Ja millega neid motiveerida. Tänapäeval neil on kõik võimalused teed lahti, sõita, käia igal pool. Ise hakkasin võrkpalli mängima kuskil 7. klassis ja enne seda käisin korvpallitrennis. Aga korvpallitreener läks ära Pärnust ja siis sõbrannad käisid võrkpallis ja vedasid mind sinna siis. Ja sellest on ikka päris palju aega tagasi, sellest on juba 60 aastat tagasi. Ma arvan, et kõhulihaste harjutus on tõesti kõige raskem ja kõhulihased on täitsa läbi praegu, et ei tea, kuidas üldse homme loodust välja saab. Nädalas, oleneb nädalast, aga muidu tavaliselt 5-6 korda. Tahaks öelda Robert Täht ja ütlengi Robert Täht. Kõige raskem harjutus. Ma usun, et kõrgushüpe. Ma usun, et toppis palju ise, läks päris hästi. Hetkel käin 3 korda nädalas käin trennis ja ise teen ka siis vabal ajal. Eeskuju väga nagu ei ole, et ma olen 1,5 kuud tegelenud ise.
teise koha Jeva Ervan Suutsila. Ja kahjuks ei saanud Pärnust tulla treener Peeter Kallis. Lisaks nendele treeneritele olid treenerid Mare Tiilas, Vassili Tinis, Mihhail Mihhin, kes samamoodi viisid võistlused läbi, aga nad viisid noorematelt, nii et ka 2006 ja 2010 proovisid jõudu. Ja spordina on hea meel anda täna üle selline lastejoonistus ühele treenerile, kelle õpilane praegu mängib Eesti koondises. Et me autasime nende joonistusvõistluste suurepäraste piltidega treenerid, kes on andnud väga suure panuse Eesti võrkpalli arenguks. Eelmised korral juba osad treenerid said ja see protsess on järjepidev. Aplaus Jaan Ruumile!